No minu elu hakkas minema mugavamaks alates sellest, kui ma sain laua peale omale Apple arvuti. Kuna mina olen juba eakas disainer, siis mul meenuvad ajad, kui mina tegin omal ajal visiitkaarte, sealhulgas ka Lennart Merele. Nii et mul oli vaja selleks meetri pikkust paberit, kuhu ma siis kleepisin fototeel paljundatud tähed. Siis läks visiitkaart fotograafile, kes sellest tegi siis fotokiled, mille järgi siis läks visiitkaart tükki ja ühe visiitkaardi tegemise aeg võis olla siis umbes nädal aega. Nüüd on võimalik visiitkaardi valmis teha poole tunniga. Et see on lihtsalt näide sellest, kuivõrd lihtsaks on siis disain ja inseneeria suutnud teha disaineri argipäeva. Teine suur muutus minu kui mitte väga hea orienteeruja elus saabus siis, kui ilmus kasutamiseks Google Map ja GPRS seadmed. See ei tähenda, et ma vaatamata sellele ära ei eksi võõras linnas, aga siis on see minu viga, aga see on ikka muutnud tohutult maailma. Ja enamus head disaini väljendubki selles, et see aitab inimese aega kokku hoida. Ja ma isegi vist arvan, et ka kolmas näide on infotehnoloogia valdkonnas ikkagi digiallkirjaga seoses, mis algus tundus siuke nagu tüütu ja tülikas, aga nüüd, kui mul on kotis Martin Lazarevi tiimi disainitud väike huulepulga taoline ID-kaardi hoidja ja nii dokumente kui lepinguid ja arveldusi ID-kaardiga tehes ja seda väikest agregaati alati kaasas kandes, kas trammipeatuses või kohvikus või kontorilaua taga, et siis imestad küll, et kuhu me oleme jõudnud. Vanasti oli selleks vaja, isegi enne faksiaparaati oli meil vaja kiri posti panna, faksiaparaadi ajal saatsime faksiga, et nüüd, kui ikkagi mõne välismaa organisatsiooniga peab lepinguid tegema ja ei aktsepteerita digitaalallkirja, siis tuleb kerge muie küll näole.